Tere kallid õunasõbrad, minu nimi on Rainer ja IM Arvutit surus mulle siis nädalavahetuseks pihku 2 telefoni. iPhone 8 ja 8 Plussi ja palusid siis nad mulle teha siis väikse tutvustava video siis iPhone 8-st, rääkida juurde mingisugust muud juttu selle kohta ja kuna nad on mu tööandjad, siis ma pean seda käsku täitma, nii et siin on siis minu arvamus iPhone 8-st ja 8 Plussist. Nii, aga ma hakkan siis väiksema vennaga pihta, ehk siis iPhone 8, mis siis visuaalselt näeb välja täpselt samasugune nagu eelmise aasta iPhone 7, ehk siis see kaamera on nagu samas kohas, ekraan on sama suur, power nupp on ikka paremal pool ja nii edasi, nii edasi. Suur muutus sellel aastal on siis see, et nii eest kui tagant on telefon nüüd klaasist, mis tegelikult muudab selle käes hoidmise natukene mugavamaks, kui oli eelmise aasta iPhone 7 ja üle-eelmise aasta iPhone 6S alumiiniumkere. Kuigi mul on prillid ees, siis kindlasti ootate igasuguseid tehnika üksikasju ka siit, kuid siiski üritan väga vabas vormis teile selle siin edastada, et ei läheks asi liiga tehniliseks. Kuid siiski, keda huvitab, siis tehnilised näitajad on järgmised. iPhone 8 on siis 148 grammi kaaluv telefon, mis on 7,33 millimeetrit paks. Kui tal oleksid tunded, siis need oleks praegu riivatud, kui ma ütlen selle kohta, et ta on 7,3 millimeetrit paks. iPhone 8 mahuvariandid on see aasta 64 ja 256, mis minu arvates on igati normaalne, et inimene, kes kasutab seda telefoni nagu tavakasutaja ikka, helistamiseks, saatmiseks, mida iganes veel teed sellega, muidugi võta 64. Aga kui sa tead juba ette, et sa hakkad järgmine aasta õllesummeril Casablanci laivi filmima või see aastavahetus ilutulestikku filmima meeletus koguses, siis loomulikult 256 on ideaalne telefon just sulle. Lisaks on iPhone 8 sees ka 2 gigabaitine RAM koos Apple'i uue A11 Bionic chipiga, mis siis annab endast kõige paremini märku telefoni kiiruses loomulikult ja samuti ka akukestusest, sest see uus chip on niivõrd tark ja ta teab, kuidas ressurssi telefonis jagada, et te saaksite kõige parema aku sellest telefonist välja. Lisaks on iPhone 8 samuti veekindel, ma ütlen seda ainult sellise häälega sellepärast, kuna ma ei taha, et te läheksite nüüd Egiptuse reisil sellega täitsa 3-4 meetri vee alla kalu pildistama, vaid see tähendab lihtsalt seda, et kui vihma sajab, kui mingisugused pritsmed talle peale tulevad, siis see ei tee talle mitte midagi. See aga ei tähenda loomulikult seda, et sellega võib vee alla minna. Tehnika pluss vesi ei ole kunagi hea idee. 12 megapiksline kaamera ning lisaks üks uus väike feature iPhone 8 on siis see, et on siis fast battery charging, mis tähendab siis seda, et esimese poole tunniga 50% läheb telefoni nagu niuhti sisse. Peale seda on natukene aeglasem, kuid siiski piisavalt kiire, et ilusti 100% enda telefonil täis laadida. Ning lisaks sellel aastal suurim uuendus iPhone'ile on siis juhtmevaba laadimine, mis tähendabki seda, et saab panna telefoni plate peale ja hakkab telefon laadima. Ei ole mitte midagi keerulist. Ja iPhone 8 ja 8 Plussi tuleb see aasta 3 erinevas värvis, ehk siis Space Gray, Gold ja vana hea Silver. Ning kui siin nüüd see iPhone 8 kuidagi väga vabas vormis kokku võtta, siis väga hea telefon endiselt nendele, kellele see 4,7 tolli ikka veel sobib. Telefoni see materjal uus on tõesti siuke täiega mugav käes. Ma ütlen päris ausalt, et ma võin siin mingi hull fanboy olla, aga 7 materjali kohta ma ütlen küll, et seda ei saa ilma case'ita kasutada. iPhone 8 ilma case'ita on mega mõnus käes, et väga vahva. Aga nii palju siis väiksest iPhone 8-st lähme siis suure venna juurde, ehk siis iPhone 8 Plus, mis siis sellel aastal tuli siukse väga huvitava värviga. Jutu järgi on see värv Gold, aga see on täpselt selline telefon, mis on ilusa ilmaga valget värvi, halli ilmaga on ta mingisugune Rose Gold, pimedas toas on ta mingi kolmandat värvi ja väga hea valik nendele inimestele, kes on ostnud terve elu endale neid iPhone'e, kas Space Gray või Silver värvis, et ausalt võtke nüüd selline endale, sellepärast et see on tõesti ta on siuke huvitav värv ja ta on siuke fancy natukene, et selles mõttes, kes tahab tähelepanu ja head telefoni, siis iPhone 8 Plus tundub päris hea teema. Aga iPhone 8 kohta kiiresti käime ka siis tehnilise poole üle. iPhone 8 Plus on siis 5,5 tollise ekraaniga, 202 grammi ta meil kaalub, nii et kes on praegu iPhone 6S Plussi omanik, siis ta on pisut raskem sellest. Ja see ausalt isegi ei häiri, see teeb natukene isegi selle hoidmise natukene mugavamaks. Lisaks samamoodi on ka sellel telefonil siis Apple'i A11 Bionic chip sees, millest ma juba rääkisin. Erinevalt 8-st on tal nüüd juba siis 3 gigabaiti RAM-i. Lisaks on iPhone Plusside eelis olnud alati akukestvus ning ka selle telefoniga on aku lihtsalt täiesti super. Aku on tal siis 2691 mahhi, kui kellelegi see midagi ütleb. Lisaks on selle aasta iPhone 8 Plussil täiustatud seda imehead kaamerat, mis suudab teha väga haigeid pilte. Oota, ma tegelikult näitan veel mingit pilte, mida ma olen teinud.
ja saad aru, ma tegin seda sellega, ma ei teinud seda sellega. Nii et once again, has technology gone too far? Yes, they have. Oleks pidanud teile siin seda unboxingut ka näitama, aga olgem ausad, meil kõigil on vähemalt üks iPhone elus olnud. Kui ei ole olnud, siis me ikkagi teame, mis siin sees on. Loomulikult 2 Apple'i kleepsu, seina adapter, lighting cable ja Apple'i earbudsid ehk siis nagu ikka. Nii, aga sellised need iPhone 8 meil olid, väga kihvtid vidinad, suur aitäh IM arvutitele, kes siis mulle mõneks päevaks need iPhone 8 andsid, et saaksin teile natuke lähemalt rääkida, mis mina sellest arvan. Suur aitäh teile vaatamas seda videot, aga egas midagi, olge tublid, olge vahvad ja hello on new phone, who this?